Austatud teadlased, teaduskommunikatsiooni edendajad ja teaduse hea käekäigu eest seisjad. Pole juhus, et kommunikatsiooni võrreldakse mõnikord liikluse ja liiklemisega. Sarnasusi on päris mitmeid. Mõlemad võivad olla ühe- või mitmesuunalised. Mõlema puhul on oluline takistusteta või siis võimalikult väheste kadudega sihtpunkti kohale jõudmine. Ja mõlemas kasutatakse teatud märgisüsteemi, millest arusaamine on asjaosaliste jaoks hädavajalik. Samamoodi võibki võrrelda liiklusega teaduskommunikatsiooni. Kõik need osad on seal väga tähtsad. Mitte väga ammu, 2019. aastal valmis Eesti teaduskommunikatsiooni strateegia. Seal öeldakse, et teaduskommunikatsioon on suhtlus teadusega seotud teemal, mille eesmärk on tutvustada teadust ühiskonnale ja luua eeldusi selle tihedamaks lõimumiseks ühiskonda. Siit edasi mõeldes pole tegelikult ka kuigi keeruline vastata küsimusele, miks meil üldse teaduskommunikatsiooniga on vaja vaeva näha. Teadus aitab suurendada ühiskondlikku heaolu, teadust tehakse suures osas maksumaksja raha eest ning sestap on ka avalikkusel õigustatud ootus saada esiteks teada, kuhu maksumaksja raha kulub, ning teiseks loomulikult, milliseid hüvesid see kõik tegelikult ühiskonna ja inimeste jaoks toodab. Teada saamine käib tahes-tahtmata kokku arusaamisega. Albert Einsteinile omistatakse ütlust, et sa ei saa millestki aru enne, kui sa pole seda oma vanaemale ära seletanud. Mul on väga hea meel näha, et tasapisi on ka meie teadusrahvale omaseks saamas mõttekäik, et asjad peavad olema arusaadavad. Ja mitte ainult vanaemale, vaid igas vanuses inimesele, kes vastava teadusharuga sügavamalt tuttav ei ole. See on hästi inimlik ja loomulik, et erinevad inimesed, erinevad sihtrühmad vajavad väga erinevat lähenemist. Ja olgu selleks siis sõnumi sisu ja raskusastme kohandamine või ka siis sõnumi edastamiseks sobiliku kanali valik. Miks mitte YouTube või kui noorukid on uppunud sõna otseses mõttes TikToki, siis tegelikult on igati asjakohane läheneda neile just neid kanaleid mööda. Eriti sotsiaalmeediaplatvormid kõnetavad erinevaid vanuserühmi ja me kindlasti ei saa siin kinni jääda traditsioonilistesse kanalitesse, vaid meil tuleb minna kaasa uuega. Suve alguses valmistasime ette noorte vaktsineerimiskampaaniat ja kommunikatsiooniinimesed ütlesid seal väga tabavalt, et teate teie 40+ inimesed, kui teie seda kampaaniat näete, siis me oleme valedes kanalites. Aga jäägu igaühele oma. Las vanaemani jõuavad nii päeva kui teadusuudised jätkuvalt raadio, teleri ja ajalehtede vahendusel, peaasi, et jõuavad. Ja tõesti ligi 2 aastat kestnud selline pandeemiline olukord või pandeemia lainetes elamine, me näeme siin, kui tähtis on tegelikult levitada teaduslikku maailmavaadet ja jõuda võimalikult paljude inimesteni. Valimgem siis vahendid ja kohad sellest lähtuvalt. Minu siiras lugupidamine, tunnustus ja tänusõnad kõigile neile, kes teaduskommunikatsiooniga tegelevad ja seda arendavad. Teie tööpõld, nagu elu näitab, on väga-väga lai. Ja ma arvan, et ma ei liialda, kui ma ütlen, et koroona on tegelikult aidanud teadvustada teaduse ja teadlaste tähtsust väga paljudele Eesti inimestele, kes seda varem võib-olla nii teravalt ei ole tajunud, kuid
me tegelikult jätkuvalt peame püüdma veelgi enam ja paremini, et linnalegendid ja müüdid, et nende asemel ikkagi leviks rohkem teaduspõhist teadmist. Ja mu siiras soov on see, et tänane konverents paneks idanema mõned värsked ideed, kuidas seda ka tegelikult saavutada. Ma soovin teile tänasel konverentsil hästi sisukaid arutelusid ja väga viljakat mõttelendu. Aitäh!